Mulle meenub see, kui me kunagi reisisime oma abikaasaga Vietnamis ja naersime selle üle, kuidas see keel kõlab. Et tundus, et neil on ainult vokaalid ja need kuidagi väga kummaliselt jää ja ua ja niiviisi kõlasid. Ja siis korraga nägime me bussiaknast mägesid ja ma hüüdsin oma mehele, näe mäed. Ja ma avastasin, et see on eesti keel ja see kõlab täpselt nagu Vietnami keel. Minu välismaalastest sõbrad on palunud mul erinevaid sõnu eesti keeles öelda, ise ei pane tähele, kui pehmelt see keel kõlab. Ütle kass, ütle siil, ütle suusk, ütle tuul. Ütle veel ja veel ja veel, see on nii ilus. Night, kuidas on eesti keeles? Öö. Ja siis ma olen ise hakanud ka tundma ja seal hulgas siis need välismaalased, kellele ma selle sõna olen ütlenud, nad on ka, et see sobib jube hästi. Miks meil ei ole selles keeles sellist sõna? Et öö ongi selline öö. Ma olen kuulnud ühte vahvat lugu ühest siis venelastest koosnevast grupist, kes eesti keelt õpivad. Ja teile seletati väljend, et ei kippu ega kõppu. Ja üks õpilane, täiskasvanud inimesed oli nagu nõudnud ikkagi, et selgitatakse, et ma saan aru sellest mõistest küll. Aga mis see kipp ja mis see kõpp, mida nagu eraldi tähendavad? Et sõnad üldiselt reeglina tähendavad midagi, isegi kui nad omavahel kombineerituna nagu mõisteid või väljendeid moodustavad. Ja siis õpetaja või see juhendaja selletas, et see on selline väljend, et see kipp ja kõpp nagu ei tähendagi midagi, et see on nagu väljend, et ei see ega teine või et ei seda ega teist. Et umbes ma ei tea nagu singer-vinger, et ei tähenda midagi, et kokku annab seda. No все понимаю, no все-таки что такое кип ja что такое kõpp. Sihkad, sahkad, no tegelikult on minu meelest asi isegi nii kaugel, et ükskõik mis silpe sa omavahel liidad, sinu dialoogipartner saab sust ikkagi aru. Kiiga-kaaga, see on nagu mingi lapse lalin, eks? No täitsa košmaar. Piinlik ei ole teil kiiga-kaaga teha. Isegi eestlane saab sellest aru, kui ta natukene üritab ennast kõrvalseise rolli panna, et kiiga-kaaga, see ei ole väga tõsiselt võetavalt, ei saa kõlada, jah. Läks läbi soo, silpsat-solpsat. Kriips-kraaps üle jää. Kriuks lähenes. Neid on ju nii palju. Niisugusi keelendeid, mida absoluutselt ei ole võimalik ära tõlkida. See ongi meie salakeel. Ja kui palju need tegelikult edasi annavad? Eesti keeles tegelikult on väga vähe sõnu selliste abstraktsete ja pidulike mõistete jaoks. Aga siis, kui asi läheb niisugusteks loodusega seotud asjadeks või ka natukene sellisteks hingelisteks asjadeks, siis meie keel ei voola üle, aga ta muutub väga mahukaks. Ja üks selline väga mahukas sõna, mida on olnud raske tõlkida, on kõige lihtsam sõna, see on kodu. Tuli välja, et sellist mahukat kodumõistet, nagu meil on, praktiliselt nagu ei olegi võimalik seda väga täpselt tõlkida, sest meie kodumõistes on kõik. Seal on nii see ruum, seal on see maastik, seal on ka see pere, seal on ka see hingesoojus, see leetulukene, selles kodus on kõik. Ja ma arvan, et see on ka väga iseloomulik. Minu kodu. Minu inimesed. Mina jää.